tere! See nädal tahan ma teilt küsida, et kuidas on läinud eelmiste nädalate harjutustega. Ehk siis, kui sa oled kellegiga koos partnerina, et kas sa oled teinud seda 4 minuti harjutust, kuidas on läinud. Ja kui sul ei ole partnerit, sa oled üksinda, kas sa oled ise vaadanud õhtuti, et lähemalt siis oma neid tundeid ja vajadusi, mida sa päeva jooksul oled kogenud. Et kuidas sellega on läinud? Kui sa praegu sellele küsimusele vastad, et oih, polegi eriti jõudnud midagi teha, siis see ongi tegelikult see teema, millest ma tahtsin täna rääkida. Et on ju nii, et aeg-ajalt me käime kursustel ja te kindlasti teate siis seda tunnet peale kursust, kui kõik tundub nii super, ma võtan selle asja enda ellu kaasa. Ja sa tunned, et sa oled sellises kõrges energias ja kõik on kuidagi harmoonias ja kõik on nii tore. Ja siis läheb nädal mööda või 2 ja võib-olla ainult mõned päevad ja sa kukud tagasi täpselt sinna, kus sa olid enne kursust. Ja siis aeg-ajalt lihtsalt tuleb meelde, kui keegi midagi teeb, et ja, ma ka tean seda, jah tõesti, peaks tegema. Et see on hästi inimlik ja me teeme seda päris palju. Sama on raamatutega, eks, et me saame öelda, et oi, me oleme lugenud seda või me oleme õppinud toda. Aga see kõik ei loe. Sellel pole vahet. Sa võid vabalt jätta sellega lugemata, kui sa ei integreeri seda oma ellu. Ehk siis sa võtad sellest raamatust või sellest kursusest mingi asja, mingi väikese asja, mis oli sinu jaoks kõige olulisem ja proovi seda integreerida oma ellu. Ja kuidas siis on kõige parem luua uut harjumust. Et ma soovitan seda teha nii, et siduda seda juba olemasoleva harjumusega. Ja ütleme, et kui sa oled selline inimene, kellel ei ole mingeid, ütled, et mul ei ole nagu mingeid rutiine, siis mingi rutiin seal ikkagi on. Tõenäoliselt sa hommikul tõused üles, käid duši all, pesed hambaid, lähed kööki, teed kohvi. See on sinu päeva alguse rutiin. Ja kui sa nüüd integreerid selle uue asja, olgu selleks mingi harjutus, pea peal seis, mis iganes, kui sa integreerid selle uue asja nüüd selle vana rutiini juurde, ehk siis, et sa pead tegema selle enne vana rutiini, siis õnnestub see paremini ja püüa seda teha esimesed 21 päevaks. Et siis on teada, et see on see aeg, mis meil võtab aega natukene harjuda. Tegelikult 90 päeva on siis see, kui tegelikult peaks saama meie elu osa sellest uuest rutiinist. Ehk siis täna ma kutsun sind üles valima enda jaoks nüüd välja üks väike rutiin. Olgu see siis nüüd, ma rääkisin hommikukohvist, on ju sama enne magama minekut, et tegelikult, et siin on ka nagu hästi hea midagi siduda. Ehk siis kui me räägime nüüd nendest kas tänulikkusest või vajadustest ja tunnetest, siis neid on võib-olla kõige parem analüüsida, eks ole, õhtul enne magama minekut. Et proovi, pane alustuseks omal kas või mobiili meeldetuletus, et sa iga päev kindlal ajal siis tuleb see meeldetuletus ja algul see nõuab natuke tahtejõudu, aga läheb mõni nädal mööda ja siis sa tunned juba, et see on täiesti loomulik päeva osa ja sa ei kujutakski ilma selleta ette. Täna siis selline teema, aga ilusat töönädalat teile!